Opadi, jällegi lähme edasi, jonnipunn siin ei anna järgi. Vesi on vaja keema saada. Ehk et puunõu ei töödanud. Vaatasin veel järgi oma aasta tagasi tehtud puunõu video, mis on YouTube'is ka üleval. See õnnestus ka päris hästi, et ta selline sentimeeter minutis küll tühjenes, aga küll ja veel aega, et vesi laksust kividega minutiga ära keeta ja jääb jahtumiseks ka veel aega mitu minutit, et nagu varem on kuidagi mälus olnud, et nagu lihtsalt tuleb, et hakkad tegema, teed valmis ja töötab see puunõu. Ja nüüd sain siukse statistika endale, ma ei tea, mis ebaõnn või mis asi see on. Kui teil on mõtteid, mis ma seekord, kas aasta aega ei saa ju olla, et puu mängib teistmoodi või. Et mis seekord siis võis valesti minna, et ma 6 veili järjest sain. No ütleme 5,5, üks oli enam-vähem, et sai hädavee ikka ära keeta. Aga jahutamiseks, ma ei tea, võib oleks aega jäänud ka, see põhi vist, see viimane 4. või 3. isegi hoidis. Tundus, et sealt enam ei tühjenenud väga. Aga no 5,5 ütleme. Ei tasu seda vaeva, kui sa paned 5 tükki jutis, nii et see ei saa vett keeta. No. Mis toimub? Proovime siis seda painutada. Meil on siin sellised oksakohad vanad ja sellepärast me 4-nurkseks ei painuta, vaid proovime teha vähe teistsuguse. Opadi! Topsik olemas, kasetohust, lihtsalt sisse painutatud. Aga see ei ole nii lihtne. Kõik oli üleni, tops toimib, aga üks praegu. Ja teine topsik koonuseks painutatud. Siin tipus on auk. Nii et kasetohuga on ka parasjagu möllamist, aga jätkame. Esimene torbikuks väänamine ebaõnnestus, läks siit puruks, siis oli ringi lõikamine, alla tuli väike auk, selle saaks muidugi ürgliimiga üliväikse täpiga korda, aga võtsin veel ühe tüki ja proovime ühe korra veel, ehk teine katsetus. Niimoodi, selline torbik. Paneme pinni peale, kus pinnid on. Nii, meil on siit 3 volditud nüüd ja proovime teise poole ka. Oleme juba pinni valmis. Opadi, ega ma ei tea, kas sai veekindel, aga selline kopsik sai tehtud. Vaatame siis, kas peab vett. Ehk et painutasin siia sisse tagasi ja uuesti välja. Tõe hetk, valame vee sisse, vaata mis juhtub. Otste kõrguseni saab valada. No nii, kõik. Aga tundub, et see peab vett. Meil on veekindel nõu. See oli enam-vähem 3. katse kasetohu painutamisel. Ja saab hakkama. Ma lisan siia veel ühe varem tehtud video kuusekoorest nõu tegemisel, kus sai ka keeta ilusti. Ja need on siis 2 õnnestumist. Aga nende asjadega on nüüd selline asi, et need töötavad ainult mai-juuni, sest varsti juuni keskpaigast, kuskil juuni lõpust hiljemalt on koored uuesti kinni puudel ja sa enam koort kätte ei saa. Tõsi, kasetohtu saab ka juba varem maha langenud puult ja on võimalik kuumtöödeldada veidi nätskemaks, painduvamaks ja kasetohuga on võimalik jätkata veel. Nii et reaalne lahendus, kuusekoor ja kasetoht, kuusekoor eriti,
on päris hästi töödeldav ja saab. Töötab küll. Ja keetmine sellise nõuga käib siis sedamoodi, et kas paned otse kuumadele sütele või kuumad kivid, vahet ei ole. Samamoodi nagu papptopsis, põlema kasetoht ei lähe. Mida rohkem ääreni täis, no süte peal ei ole seda ohtu ka, et ülemine äär läheb kärssama. Et siis varianti 2. Ma arvan, et äkki kuumade kividega on isegi parem, et see kestab äkki kauem see kasetoht, kui siia põhja panna näiteks kuuseoksi natuke siia kanistri põhja, et see kivi, kuum kivi veel päris kasetohu peale ka ei lähe. Siis säästab äkki seda keedunõud mõneks heaks korraks, aga pikka lahendust sellel ei ole ja kaasas kanda on väga keeruline. Nii et me jätkame oma otsinguid, kuidas keeta vett, kui sul ei ole potti, metalli, plastpudelit, me ei taha väga sisse juua endale. Ja seda ka ei pruugi olla. Jätkame otsinguid. Ja sellises väikses kasetohu ristkülikus saab keeta umbes, tundub, et selline pool liitrit pluss natuke vett korraga. Pole paha. Proovime veekeema ka ajada. Vaikselt juba liigutab. Kasetoht muidugi tõmbas ennast kohe hirmus kortsu selle kuuma sisse pannes, aga püsib. Panin praegu ikkagi sütele ja väikse leegiga alla, aga väga vaevaline. Palju kiirem oleks kuumade kividega lihtsalt sisse ja keeb. Või et see sütel ei ole üldse hea mõte. Kasetoht ei ela ka rohkem kui ühe korra niimoodi üle. Keetmist on ta, panin uuesti vett juurde, endiselt täiesti veekindel. Alt on päris kole vist. Suht põlenud. No võt, selline lugu. Kasetohuga saab kevadisel ajal, varva suvel. Kuusekoorega samamoodi. Kuuske ma rohkem rüüstama ei hakanud, ma ühe tegin juba tormimurru kuusk, millel oli koor lahti ja sain sealt täpselt sellise tüki, seda te näete. Tal oli üks oksakoht oli. No vot, hakkab looma, aga ei ole endiselt selline väga kindel. No toimib. Esimene, teine võib-olla lähevad katki, kolmas tuleb ikka välja, kui hästi kannatlik oled. Natuke kuumutad kasetohtu. Saab hakkama, aga jaa, see on seasonal ehk hooajaline, mai-juuni. Ja pärast seda peab juba surnud kaskedelt seda koort võtma ja siis veel ettevaatlikumalt koolutama, seda kuumutama. Et see kasetoht on varem ka töötanud ja olen tuksi ka keeranud, kui ei vaata piisavalt neid õhulõhesi ja murran täpselt nende kohtade pealt ja kui olen liiga kärsitu ja ta tahab ikka aeglas sellist tunnetamist. Ja kuusekoorega selline lugu, et see on veel vastupidavam, tugevam, tal ei ole niisuguseid pikki lõhesi, kus ta praguneb, et kuusel tuleb lihtsalt pealmine jäme koor eemaldada. Et ma sellel, mille videode üles panen siia, olin ka veits laisk, ei viitsin nühkida seda pealmist koort piisavalt ära ja sinna üks murdenurk tekkis. Ehk see kõva rabe koor murrab selle sisemise koore ka ära, kui ei tuuselda korralikult pealmist koort maha. Aga muidu on kuuse koor praegu väga elastne ja töötab väga hästi, paremini kui kasetoht. Nii et need kaks on siis mai keskpaigast juuni keskpaigani umbes 1 kuu vältel jooginõuks abivahendid.
Sellega meie püha üritus ei lõppe muidugi, sest võimalusi on äkki veel ja otsime edasi ja aastaringset lahendust on ka vaja. Nii et jätkame otsinguid ja järgmises videos juba uued võimalused katsetamisel. Püsi lainel!